Tšau kõigile! Olen siin oma kalli Triinukesega jälle. Tere! Me oleme vist natuke kõvemini rääkima, jah? Tere! Ja täna me siis mõtlesin, et teen sellise mängu, et Would You Rather jälle. Ja on ju nii original. Ausõna ei ole ju enne eelmistes videotes teinud. Aga ma tegelikult teen teile ühe päev või ka video sellest oma vabast ajast ja päevast. Pole seda praegu jõudnud teha. Et ma olin eelmine nädalavahetus näiteks seltskonnaga, kes ei taha, et oleks niimoodi filmitud ja mõned inimesed ongi privaatsed ja siis ma lihtsalt ei teinud seda, aga kui austasid nende privaatsust. Jah, austasin teiste privaatsust. Nii, ja siis teeme seda mängu Would You Rather. Ja ma kohe alustakski siis küsimusega, tutvustan veel oma õe sisse, minu 13-aastane puberteedist õde, kelle elu on kõige raskem, kes paugutab uksi. Ei pauguta! Ja on niisama äge ja tegelikult super stiiliga, super fun, super tore ja tegelikult tema see, kuidas sa mõtled maailmast, räägid. Vaadake meie ühte videot, ma olen kuulnud, et isegi koolides on näidatud seda. Kas me oleme targad naised või? Jaa. No nii, kallis. Kas sa pigem sooviksid endale abielu ettepanekut privaatselt või kõikide inimeste ees? Privaatselt. Miks privaatselt? Sest ma ei tea, kui selline juhtum tuleb. Pulmad on juba see, kus nagu see teeb publikus, aga see, kuidas ta öeldakse? Abielumine, kihlumine toimub, siis see võiks olla nende kahe vahel, sest see on rohkem nagu see romantiline koht, sest juba siis pulmad ongi juba see pidu, kus on juba teised inimesed, see oleks rohkem. Parem oleks siis nagu privaatselt teha. Mina tahan küll niimoodi, et kõik näeksid. Ma tahan, et me mingi pillistatakse, nutetakse, öeldakse palju õnne, siis ma olen mingi, oh my god! Ma küll ei taha. Mina tahan küll, mulle nii meeldib, ma räägin, et ma olen nagu selles mõttes edemi ja siis ma olen oma mehele öelnud ka, et kui peaks tegema, et siis nagu fotograaf kohal kindlasti on ja videot filmima peab. Hästi palju inimesi võiks näha seda, kuidas mind küsitakse, palutakse naiseks. Kas sa pigem valiksid sellise asja, et sa peaksid kõik oma riided ise õmblema või sa kasvatad ise toitu ise endale, mida süüa? Riided või? Oskad ka või? Nii enam praegu alles õppisin rohkem seda õmblemist. Me tegime praegu kotid ja niimoodi. Aga riided, sest nagu ma olen vaatanud internetis päris paljud inimesed, kes teevad neid riideid ja nad näevad nii ilusad välja, et ma tahaks ka proovida midagi. Okei, väga nice. Ma mäletan näiteks, et sinu vanusena ma vaidlesin ja kaklesin käsitööõpetajaga. Ma ütlesin, et mul ei lähe seda kunagi elus vaja, seda õmblemist ja kõike. Ja ma lausa vihkasin käsitöötunde. Aga ma ei ole ka kunagi olnud lillede kasvataja, lillede kasvataja, lilli ei sööks ju. Aga meie emme loosung lausa, et ärge mulle lilli tooge, ma ei söö lilli. Me vist kõnnimegi siin keset teed. Ja aga ma arvan, et ma kasvataksin endale vist ise oma toidu. Jah, kiire, see on kergem, nagu paned korra maha kasvama ja siis ootad, kuni tuleb. Kastma neid, vaatama, et neil on piisavalt soojust. No problem. It's no problem for me. Et ma juba hakkad rääkima, mis kõike peab tegema. No, juba tegid keeruliseks. Aga ma arvan, et ma kasvataks endale oma toidu ja riideid ostaks ja telliks ja vaataks. Aga jah, et käsitööõpetajaga ja meil oli kogu aeg sõda, ma mäletan. Tema ütles, et ei, et kuidas saad naise või mehele, kui sokki ei oska õmmelda. Ma ütlesin, kuulge, täna sokid kõik poes olemas, on ju. Kas sa pigem tahaksid olla keegi teine või tahaksid olla sina ise? Ikka mina ise. Ikka sina ise, jah. Mina tahan olla mina ise. Isegi kui ma abiellun, siis ma tahan kindlasti jätta oma perekonna nime. Ma lisan lõppu sinna oma mehe nime, ka perekonna nime. Aga mul on alati kuidagi andnud see nii palju võimu, kui ma mõtlen, et Diana Tõniste. See nimi on kuidagi mulle nii nagu selline, et alati kui midagi rasket, siis ma alati mõtlen ka endast niimoodi, et ma olen ju Diana Tõniste, ma saan hakkama. Et see nagu enda nimi on mulle andnud ka sellist nagu võimu tunne märk või ma olen loonud selle ümber siis. Ja. Et ma olen nagu loonud enda ümber sellise võimu ja tunde või võimu sellise miiningu siis oma nime ümber, nii et mina ise, tahan olla mina ise. Nagu meil oleks valik. Midagi kasulikku ka meie sõpradele infot või vanematele või kellegile, kes meie sünnadel käivad. Siis kas sa pigem eelistad sünnipäeva kingituseks raha või kingitusi? Ma arvan, et raha. Raha, jah? Miks raha?
sellepärast siis ma saan osta asju, mida ma tegelikkuses tahan. Et ei pea tegema nägu, kui keegi tuleb kingiga, mis sulle ei meeldi või? Ei, ma meeldivad kõik kingitused, aga nagu mul on mõned spetsiifilised asjad, mida ma väga tahan ja siis nagu teised on nagu nii ja naa. Okei, minul endal, ma ei teagi, nagu ma arvan, et mõlemad on head, et selles suhtes, et raha vaata, alati ma oskan seda leida, mille peale kulutada ja on ju tead, mida ise osta või endale, aga samas mulle meeldib ka sellised kingitused, kus ma olen näinud, et see on jällegi nii klišee, aga kus ma näen, et inimesed on pannud sellist reaalset mõtet, et see ei pea olema midagi kallist, mitte midagi sellist on ju suurt, aga midagi sellist nagu hästi tähendusrikast, vaid siis on see, kus mul nagu megalt nagu süda meltib ja sulab ja üks kõige armsamaid kingitusi on olnudki, kui mu sõbranna lihtsalt korjas kokku kõik mul, kui ma elasin Taanis, kursakad ja sõbrad ja siis tegi sellise armsa sünnipäevaõnnitluse video mulle, aga samas emme, tema teeb ka ilusaid ümbrikuid meile, nii et ema, ka see on nunnu, ära ka seda jäta tegemata. Kas sa pigem ei räägiks enam mitte kunagi või sa peaksid rääkima alati seda, mis on sinu mõttes? Lähme siia metsa, vist päike ei paista silma, pisarad jooksevad alati. Päikse eest varju. Sul palav ei ole kallis niimoodi või? Noored ja nende stiil. Või tähendab puberteedis, kui ma ise ka noor ju. Nii, kuidas siis on? Et sa ei räägiks või? Mitte kunagi ei räägiks. Jah, ma arvan vist ka. Issand, sa peaksid ütlema kõike, mis sa mõtled, oh my god. Sa saaksid olla mingi kõige parem, kõige halvem. Mingid keset tundi mõtled mingist, ma ei tea, etendusest. Sa lihtsalt hakkad karjuma klaasis. Ma mõtlen sellest etendusest. Ja mina arvan ka, et ma valiksin, et ma mitte kunagi siis ei räägiks, et ka kõige parematel inimestel on selliseid mõtteid, mida ei pea võib-olla avalikult rääkima ja on kohti, kus see võib sulle rohkem kahju tekitada. Nii et ma arvan, et sellise vaikimisega saad sa tegelikult ka hakkama saada, aga kui sa kogu aeg ütled midagi, mis on sul mõttes, siis no ma ei tea, läheb raskeks vist. Nii et vaikime siis, jah. Siinkohal ma ütleks, et vaikimine on kuld. Alati ma seda ei arva, aga on kohti, kus ma seda arvan ja sellel kohal see nii on. Nii kallis, kas sa pigem oleksid nädal aega, ma tulen siia poole, ma tean, mul on nagu see külje pool parem. Et vaata, kõikidel on oma see lemmiksaid, nagu mille poole nad tahavad olla, on ja. Kas sa pigem oleksid nädal ilma telefonita või nädal ilma internetita? Siis telefonitas, ei. Jah, telefonita. Ja, mina ka telefonitas, kuna mul on arvuti, ma saan internetis olla kõik need vajalikud asjad ära teha. Tänapäeval nagu niigi väga, et teineteisele enam ei helistata, kõik asjad tehakse ära chatis, nii et mis küsimus see üldse on, on ju? See ei ole isegi mitte raske küsimus, ühest on nii kerge loobuda. Kas sa pigem sooviksid saada rikkaks nii, et sa oled teinud midagi, mis on selleks rikkaks sind teinud või et sa võidaksid loteriiga? Siis oleks paremini nagu sind on tegelikult tunda millegi pärast ja sa ei ole lihtsalt nagu mul oli see kord õnn, aga nagu sa tegelikult teed midagi, et saada rikkaks, et see nagu annaks. No lotod mängides kahjus mängid lotot. Jaa, aga sa ei saa kogu aeg ja nagu vahest pead ikka töötama ka, kui sa ainult loteriigid teed, siis nagu pole mõtet tegelikult. Et ma arvan, et see ongi selle enese täiendamise mõttes. Mina ise ka arvan, või üldse see, et sa tunned, et sa oled piisavalt ennast täiendanud, on ju, et sa saaksid elada rahulikul moel, sest ma arvan, et kui sa niisama loteriga võidad, siis sul tulevadki igasugused muud usud ja jamad ja rituaalid, millest hakkad on ju kinni pidama ja olema ainult selle pärast, et sa tahad ka keegi olla, kuidagi ennast määratleda, et oleks elu tegelikult natukene raskem, et jah, mina valiksin ka kindlasti, et oleksid ise seda teinud, sellepärast, et endal on niimoodi kergem elada, kui me teame ja tunneme, et me miski või keegi oleme. Et ka niisama olemine, lihtsalt kui me võidan loteriga hullud summad ja ainult elu naudin, ka sellisel puhul ma tean, et inimesed võivad ennast tunda väga tühjalt ja raskena ja mitte leida võib-olla seda kohta ja mõtet elus. Ära üldse proovigi mulle seda nägu. Nice! Ui, kõik juuksed täis, aitäh sulle, kallis! Aitäh! Ja, aitäh! Aga ma arvan, et selle tooniga võime täna video lõpetada ka. Ja meie täname, et te meid vaatasite ja subscribe, like ja kuidas see käib? Sina vist oska öelda? Subscribe, like and turn on the notifications. Ja, turn the notification button on. Ciao! Kuradi sääsed, oota.